Pärnu treener Heiko Rannula, esimesed muljed Balti liiga kohtumisest BC Kalev Cramoga 10-punktiline kaotus. No, ütleme nii, et poisid olid tublid. Ma arvan, et tegime korraliku mängu. Eks lõpus jäime natukene pressingu alla, aga ma arvan, kokkuvõttes võib rahule jääda. Pakutud võimalusi, nii nagu abitreener ütles, ära ei kasutatud, et mille taha see võis jääda? No, ma seda ütlengi, et kui me jõudsime järgi selle kolmandal veerandajal, siis jäime natukene hätta pressingu vastu, et läksime natuke paanikasse ja eks meil on muidugi praegusel hetkel teisest mängudest ka natuke puudu, et selle arvelt ka võib-olla on keerulisem. Lauavõitlus kaotasime täna 33-46, et selgelt pikkade vahe ka. No selge see, et nad on suuremad natukene, et ma arvan, et see lauavõitluse taha täna see mäng ei läinud, et siin pigem natuke neid vabaviskeid vaadata, et tähtsal momentil viskasime neid palju mööda, lõpuks see protsent sinna 50 juurde, et sealt on pigem juurde panna. Mänguminutid jagunesid, ütleme tavapäraselt, et kui palju on mõtted juba ülehomsel TTÜ-mängul? No praegu on juba mõtted seal, jah. Selge see, et 2 päeva pärast on mäng ja põhimõtteliselt suure koormusega, ma arvan, et me oleme praegu heas vormis ja taastume ilusti ära. Meil on täna esimest korda siis kodupubliku ees astus platsile Ronaldas Rutkauskas, viskas koguni 18 punkti, et kui rahul oled tema tööga? Tema tegi oma töö ära, et ega mis ma muud oskan öelda, et tubli on olnud, jah. Noor kutt iseenesest ja ei väristanud, tegi kõik, mis vaja. Kui kindlat võitu ennustad ülehomseks? No ma ei taha niimoodi ennustada selles suhtes, ega TTÜ on meie masti meeskondega meil siin kergeis olema, sest eks me kodus oleme praegu hästi mänginud, võõrsil on nagu keeruline olnud, et eks proovime anda parima endast. Aitäh, Heiko Rannula!